Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00. Hakkab süüa tegema Ants Uustalu ja söök on pärit sealt Hispaania kandist, sellepärast et täna võtsime seda Hispaania täitsa juppideks. Tõepoolest võtsime juppideks ja selle toidu nimi on siis escabis ja põhimõtteliselt eesti keeles on see mandariinide räimed. Selle kõlab nagu, ei kõla nagu väga apetiitselt, aga tegelikult on see väga mõnus toit ja ma pean täna rohkem näitama kui tegema. Siin on mul juba kodus tehtud, see võtab väga kaua aega. Siin on siis selline lahe marinaat, kus on siis õli, apelsiinid, mandariinid, grillitud paprika, panen seal teistpidi siia, grillitud paprika, nii punane kui kollane, porrulauk, siis on mandariinid ja see õli siis on siin kastmeks ka oma ette nagu kaste on siin ja ta tahab tõmmata siin sees, siin on veel loorberi ja siin on tähtaniisi ja siis on veel musta terapipart ja kõike maitsvaid võib siia sisse panna ja see räim, mida me siin praegu siia kasutame, on siis ka tehtud mitte nii, et lihtsalt ära puhastatud, vaid kõigepealt on ta pandud äädika ja sellisesse eestipärasesse marinaadi. Ta on seal 2 päeva olnud, siis me oleme ta ära puhastanud liblikaks ja siis me oleme pannud ta lihtsalt õli sisse, et ta tegelikult näeb välja nagu sardiin ja see maitse nagu nii oivaline ja ta läigib nii ilusti, nii et selline mõnus väike amps saada röstitud paprikat, mandariini, siis seda õlist kastet ja siis mitu päeva õlis seisnud head eeringat, nii et seda räime, et miks ma seda toitu just praegu teen, on see, et üks asi meil oli Hispaania saade ja teine asi see, et meil on nüüd praegu räime aeg, praegu nii palju räime ja muideks mulle endale õnnestub järgmine nädal minna kalatraaleriga mere peale räime tooma. See tundub jälle selline asi, mida pole veel teinud. Ja selline toit siis on ja hetkel ta mul restoranis ka olemas, nii et väga lihtne, mõnus inimestele jällegi midagi uut, et sellist toitu iga päev Eestis kindlasti keegi ei tee, teatud kokad seda kindlasti oskavad teha ja seda saab ka ise järgi teha kodus, midagi rasket ei ole, see võtab aega küll, kui ta valmis saab, siis selle serveerimine on imelihtne, tervislik ja kui sellise suurte valgete lumehangete vahel me elame, siis natuke värvi ka elusse, nii et tipp-topp töö, Ants, aitäh! Palun! Super! Nii et saate seda restorani sööma minna, aga inimesed, kellel siis väga vähe sõpru, need on eelistatud, kes sellised erakud rohkem on, sest kellel väga palju sõpru on, neid saa ju koos minna enda. Jah, et te peate käima ükshaaval vahetustega. Jaa, võt selline saade sai siis täna, nii et Hispaaniast oleme nüüd tuuri ära teinud ja ega me järgmist saadet ega me siin vihjeid veel ei anna. Veel ei anna ja eks vaatame, mis meil siin tuleb ja peame hakkama pihta Ott sinu piinamisega ka üks päev. Ma ei tahaks seda ühte asja isegi öelda, mille piinamisega ei tohiks pihta hakata, sellepärast, et siis sa hakkad sellega pihta, aga see nagu päriselt ei ole hea asi. Ma pärast ütlen sulle ära seda siia, kui suudusse palun too. Või siis olen ma ainult seda asja väga halvana saanud, et seda on kuidagi hästi võimalik süüa. Siin on jälle sinu oskused mängus, eks ole. No okei, aga üks päev peab sellega pihta hakkama ja ma loodan, et ise, kui sa mul ei ütle, mis asi see on, mida sa elus süüa ei taha, ma usun, et ma leian selle naela peha, kus pihta lüüa, nii et küll sa välja räägid. Võt nii, tänane saade siis sai selline ja järgmine saade juba järgmisel teisipäeval ja kordus pühapäeval. Aitäh kuulamast! Ja, tšau! Hei, mina olen Ants Uustalu ja kokka koos minuga igal teisipäeval kell 12.15 Tre raadios ning kuule kordust pühapäeval kell 13.00.